Tšauka ja tere tulemast tagasi. Tänases videos jagan sulle oma tühje ilutooteid, mille ma olen siis viimase paari kuu jooksul ära kasutanud. Lihtsalt sulle teadmiseks, et ma ei teinud neid lahti 2 kuud tagasi, vaid nad on olnud mul lahti juba tükk aega. Lihtsalt viimase 2 kuu jooksul on nad saanud tühjaks. Lihtsalt, et sa tead. Ja rääkides korraks mu meigist, ma lihtsalt täna väga nautisin enda silma tegemist, et kui sa otsid väga hea inkiga Eesti siis päritolu jumestustoodet, siis Joigil on silmapliiatsid ja neid on vist 5 erinevas värvitoonis, neid on tõesti väga-väga toredaid. Mul on täna selline klassikaline tumepruun kasutuses. Joigi kõik meigi ja näohoolduse tooted on orgaanilised ehk siis imeilusate inkiskooridega. Ja see nüüd on see silmapliiats, mida sa saad nagu suitsutada või natuke hajutada ja siis peale kanda mitmes kihis, et ta jääb selline pehme ja saab vaikselt kui üles ehitada. Et ja kui sa vajad kinnitust, siis igaks juhuks kas siis kinnitusprei peale, puuderlauvärv peale, mis iganes. See on olnud nii tore ja lihtsalt ka väga puhta inkiga Eesti bränd. Ja viimase aja üks lemmikumatest ripsmedušidest. Mul on täna silmaeri, mida ma jagan. See on Essence'i Water Length ripsmeduš. Ma vaatan korra. Extreme Lengthening Mascara tuleb siis mustana. Ma ei tea, kas seda tuleb ka mõnes toonis, aga saan sulle näidata seda aplikaatorit, kui siit mingid karvad ära tuleks. See aplikaator sellel on tõeliselt selline peenike, pikk, üliväikeste harjakestega plastik. Siis aplikaator eraldab, annab draamat, pikendab, annab volüümi. On püsinud väga hästi. Nii-öelda tavaline ripsmeduš, et tuleb õhtul maha siis kas mitsellaarvee või õlibaasil puhastajaga. Ja on tulnud väga hästi maha. Ja inkiskoor peaks olema sellel minu meelest midagi 12, 13, 20, mis on ütleme ikkagi tavakosmeetika mõttes üli hea tulemus. Ma kohe vaatan telefonist ka Inki Beauty appist, palju ta näitab. Mul on see tasuta versioon. See reklaam kestab tükk aega, no nii, ma jõudsin. 11,5 20. Ütleme sellise tava toidupoest leitud ripsmeduši kohta. Super tulemus. Ja ma arvan, et hinnaklass on imeline. Nii, silmad ära räägitud, aga hakkame toodetega peale, sest et neid on nüüd natukene kogunenud. Ja osad tooted ei ole ka mahtunud sellesse korvikesse ära. Võib-olla võtamegi need esimesed, mida ma ei ole mahutanud sellesse korvikesse. Esiteks siis Garnieri kehakreem. Superfoodid, kehakreemid, need on olnud üllatavalt head inkidega. Väga mõnusal hinnaklassiga nagu Garnier on. Ja see toode kakaovõi ja keramiididega. See lõhnab lihtsalt imeliselt kakaovõi järele, selline magus, soe. Aga minu teada nüüd selle kehavõiga peaks jätma nagu hüvasti, sest et seda ei ole enam poelettidel saada. Ja keegi mulle vist kirjutas ka, et seda ju ei saa enam. Mul on nagu nii kahju. Ma tean, et mingisuguseid Garnieri kehakreemikesi peaks veel saama, aga selle inkiskoor oli 15,6 20 ja see oli lihtsalt imeliselt toitev, superkreemine. Üks mu külma lemmikuid ja nüüd see on otsas. Ja ma saan aru, et seda ei saa enam mitte kuskilt. Noja. Siis jätkame Garnieri toodetega. See nüüd on nende juuksemask. See on siis ananassiga. Vaatame kohe, mis ta inkit näitab. Inki tuleb 12,3 20. Ma arvan, et neid juuksemaske Garnierilt tasub täitsa proovida. Mina olen neid mitu tükki ära kasutanud. Mul jäi nüüd see tõesti siin natukene, ütleme, põhja peale, et siin on hästi natukene järel. Ta oli lihtsalt mul nagu
ülikaua lahti ja ma natuke hakkasin muretsema ja ma olen testimas erinevaid juuksehooldustooteid, sellepärast ta lihtsalt jäi natuke tähelepanuta. Ja nüüd ütleme, kui ma võrdlen kas Pure Shoresiga, Luxeoliga, mida ma ka praegu testin, siis need ei tee mu juukseid enam nii siledaks. Et mul on pigem selline kahune, tugev juus ja ta vajab piisavat niisutust, mis ei oleks nagu raske. Ja sellist nagu siluvat efekti otsin ma väga oma balsamitest ja siis maskidest. Mul on tunne, et ta ei silunud nii hästi, nagu näiteks teeb seda Pure Shoresi CD balsam. See nimeline. Ja siis kolmas suurem potsik on üks kehakoorija, Nakomi selliselt brändilt. See on ostetud Notinost. Ja ma jätsin siia üliväikse nagu koguse alles ka, et sa näed, et ta on selline suhteliselt tahke, suhkru baasil, lõhnab nagu kohvi. See peaks ka sisaldama kohvi. Ja mis mulle selle kehakoorija juures väga meeldis, on see, et siin on tugev annus shea võid sees. Ja ta jättis naha lihtsalt nii niisutatuks, et niuke tunne, et pärast kehakreemi ei olegi vaja. Tema tekstuurilt võiks olla rohkem, ütleme sellisem õlijam või viskoossem, mida on nagu mõnusam nahale kanda. Ta oli päris tugeva sellise, ma ei taha öelda kraapiva tekstuuriga, aga pigem selline tugevam ja sõmerjas ja ta nagu kuidagi pudises natuke laiali. Et endiselt tänase päevani on minu lemmikud Tree Huti siis kehakoorijad just selle tekstuuri pärast. Aga ülihea inkiga, minu teada väga puhta koostisega ja väga hea hinnaklassiga. Just nimelt inki on sellel tootel 19,4 ja kui sulle meeldib kohvilõhn, siis see on soe soovitus. Järgmiseks kätekreem Berichilt. See nüüd on nende vanem kollektsioon. Nad on seda või nii-öelda vanem versioon, nad on seda kätekreemi uuendanud, seda koostist uuendanud. Ma arvan, ma ei ole seda uut proovinud, aga ma arvan, et nad on teinud selle kätekreemi pisut ehk paremini imenduvaks, sest et see oli tõesti nagu ülirammus ja läks ikkagi tükk aega, et tal läheks naha sisse. Ideaalne näiteks õhtuseks kätekreemiks, et sa hoiad seda oma öökapil ja kannata, ütleme siis nahale enne magama minekut. Võib-olla paned ka kindad kätte ja teed kätele sellise intensiivhoolduse. Muidu mulle väga meeldis ta oli tõesti toitev, Eesti looduskosmeetika 5+. Aga jaa, mul on see uus kätekreem nagu olemas, uuem versioon, ma ei ole lihtsalt jõudnud seda veel katsetada. Siis üks mitsellaarvesi on otsa saanud ja seda selliselt brändilt nagu Your Natural Side. See on nüüd ülisoodsa hinnaklassiga 100% selline väga looduslik, ülipuhta koostisega bränd, millel oli see mitsellaarvesi väga tore. Ma kohe skännin sulle 18,8 20 ja tal on rohelise tee ja kurgilõhn. See on hästi nagu selline kerge, hästi värske. Mulle meeldib, et tal on ka klaaspakend ja soovitan soojalt, kui sa otsid mingit teist odava, aga väga hea inkiga siis mitsellaarvett, miks mitte proovida. Ma panen sulle kõigi toodete lingid ka video alla. Siis mitte üks, vaid lausa 2 uut siis Nerdsit C-vitamiini seerumit. Siit on natuke näha, et lausa see on siit ära oksudeerinud ja läinud kollaseks. Nerdsil tuli sellel kevadel välja uus C-vitamiini seerum ja ma sain selle seerumi osas teha ka Medironiga koostööd, sest et see seerum on tõeliselt äge. Esiteks kohe ütlen ära, et on väga tugeva annusega SPF-iga ja C-vitamiiniga. Siin on lausa 15% ja see on puhas askorbiinhape. Ehk siis kui sul on tundlik nahk, probleemne nahk, siis see ei ole sulle. See seerum on siis, ma näitan sulle selle ühe peal, see seerum on nimetusena Freshly Activate või Fresh Activate. Ja see viitab sellele, et selles olev C-vitamiin, sa saad seda värskelt aktiveerida, kui sa oled selle seerumi endale ostnud ja tahad seda hakata kasutama. Mida värskem on sul C-vitamiini seerum, seda
seda paremini ta su naha heaks tööle hakkab. Ma tõesti tajusin selle seerumiga nahatooni ühtlustamist, sära, ütleme sellist klaari jumet, et ma väga-väga soovitan sul katsetada, kui su nahk talub puhast C-vitamiini. Päris okei hinnaklassiga ja ma nüüd peast ei tea, palju ta inki on. Ma korra proovin otsida. 15,3 20. Nii et super. Üks hambapasta on otsa saanud. Ma sain katsetuseks, mulle saadeti Arm & Hammeri siis hambapastad ja see oli nende tundlikutele siis hammastele. Mitte kõik selle brändi hambapastad ei ole ilus inkiga, aga see oli ja mulle täitsa meeldis, et kasutasin need lõpuni ära. Miks mitte uudistada Arm & Hammeri hambapastasid. Siis üks näokreem on otsa saanud ja selleks on Yoigi Moisture Magnet, siis päeva niisutav näokreem. See on nende, siin ei ole nagu seda silti üldse enam või kirjakest on täiesti ära kadunud, aga see on tegelikult siis hüaluroonhappega selline sügavalt niisutav. Ta on selline mahlane kreem minu jaoks, mis sobib, ma arvan, kõigile nahatüüpidele, tal ei ole tugevaid toimaineid, ta on lihtsalt niisutava efektiga. Ta jätab naha õrnalt võib-olla kleepuvaks või selliselt natukene nakkuvaks, veemoodi niisutatuks ja läikivaks. Ehk siis, kui sulle selline särav tulemus meeldib, siis see on täpselt sulle see kreem. Siin saab natukene nagu kogusega mängida, et ma aeg-ajalt kippusin seda natuke rohkem panema ja siis ta tõesti jäi kleepuma. Aga muidu hästi soliidne, hea inki, muidugi orgaaniline kosmeetika. Aga ma arvan, et kõige enam, mis sobib ta ikkagi sellisele võib-olla normaalsele nahale, suvel võib-olla kuivale nahale, et minul endal on seganahk, mina kasutasin pigem siin varakevadel ja talvel. Nerdsi näopuhastuspalsam, millega sa saad siis meigi maha. See nüüd oli mul tükk aega proovimise all. Siin on väga tore, et tuleb koos spaatliga, et saad selle spaatliga ilusti selle palsami siit kätte. Ma olen siis juba ammu iga õhtu topeltpuhastuse kasutaja, ehk siis ma lähen alguses peale õlibaasil puhastajaga, kas sellise meigieemalduspalsami või vedela meigieemaldusõliga. See läheb siis kuivale nahale. Mõnusalt masseerite sisse, ta sulatab kõik su meigi, su SPF-i, su rasu, kõik. Loputad maha ja siis haarad veebaasil puhastajaga näopesukeeli, vahu, mis iganes sa kasutad. Ja see oli tore, ta jäi, ütleme, oma hinnaklassi kohta super. Ta on ilma lõhnata, väga heade koostistega. Nerdsi tooted on tõesti ilma igasuguste jamadeta või pigem ütleme hea koostisega tooted, ma vaatan kohe palju ta tuleb, 12-20. Okei, võiks olla natukene kõrgem tegelikult isegi. Aga ta nüüd oli natukene niisutavam ja ma tundsin, et ta veidi jäi naha peale istuma. Aga kuna nagunii lähen peale siis sellise näopuhastus tootega, keelvaht, mis iganes, siis ma nagunii pesen selle jäägi maha. Meigi eemaldusega sai väga hästi hakkama. Nii et ütleme, et kui sa tahad proovida, miks mitte. Aga võib-olla kõige rasusemale nahale ei soovita, sest et lihtsalt see tunne maha pestes ei ole nii, ütleme, täielikult lahti tulev. Järgmiseks üks seerum. See on siis Cosrxi Propolis Light Ampule. See on nüüd taruvaiguga selline väga-väga popp Cosrxi toode ja tal on ka selles tootesarjas veel minust näokreem ja võib-olla isegi veel paar toodet. Ja selle toote esimene koostisaine ongi Propolis extract. Ehk siis ta ei ole veebaasil ja ta on, ütleme, selline väga särastav, tugevati antioksidantidega, nahakaitsebarjääri toetav, niisutav seerum. Ja mina kasutasin seda tegelikult hommikul sellise niisutava seerumina, väikse antioksidandina, hästi mõnus selline keeljas, kerge. Ma arvan, tänu sellele sobib ka rasusele nahale väga hästi, imendus hästi. Aga ma ei ole nüüd kindel, et ma kohe seda uuesti haarama läheks. Et ta meeldis mulle, aga ta oli selline päris tore.
Minu üks lemmikutest juuksehooldusbrändidest on Pure Shores, absoluutselt. Ja kes teab, siis sellistes kotikestes on Pure Shoresil tavaliselt müügil nende tahked šampoonid. Ja ma tahan näidata sulle, et tegelikult siin on lausa 2 värvi neid. Mul on siis siin nende roheline matcha ja nende kollane Botanical. Matcha šampoon, tahke Pure Shoresilt on nüüd neile, kellel on rasune peanahk. Võib-olla selline õhuke juus, mis ei taha väga tugevat niisutust saada, mis nagu kipub luduks minema. Kui sa tahad volüümi, kui sa tahad sellist tõesti juukseid tihendada isegi, sellel on isegi thickening shampoo minu meelest peale kirjutatud, siis minge haarake matcha endale, see lõhn on ka super. Ja Botanical on siis vastupidi just väga selline toitav, kui sul on võib-olla töödeldud juuksed, blondeeritud juuksed, sa tahad juust natuke rohkem siluda, niisutada, toita, siis Botanical on sulle. Ma armastan Pure Shoresi tooteid, kui sa ei ole veel midagi proovinud, siis katseta. Kindlasti julgustan proovima ka nende tahked šampoone, sest et nad ei ole sellised tahked šampoonid, nagu sa võib-olla ette kujutad, et kõik teised on. Nad on täiesti eraldi klass. Nad on imelised. Vahutavad nii mõnusalt, sul kulub seda tegelikult väga vähe. Väga ägedate koostistega, sa pead lihtsalt leidma endale selle õige, mis sinu juukse ja peanaha tüübile sobib. Üks Berici toonik on jäänud seisma. Ja mul on lausa piinlik natuke näidata, et selline kogus läheb minu poolt tegelikult raisku. See on siis Berici kerge kooriv näotoonik. Mulle väga meeldib, et Berici kasutab klaasi, muidugi orgaaniline koostis. Ta jäi mul lihtsalt natuke seisma, ta kuidagi ei tõmmanud mind ja nüüd ma tean, et ta on juba vanaks läinud. Ma ei tea, nii läks. Üks imeline näo koorimismask, seda Tilgalt. See on üks mu lemmikutest Tilgatoodetest. See on kooriv ahamask passioonivilja õliga. Mul on siit isegi vist natukene alles veel, ta on selline kollakas. Ta on ka mul olnud lihtsalt liiga kaua lahti, ma tean. Mulle meeldib, et ta tuleb klaaspakendis. Ta on kergelt kooriva, sära andma mõjuga, aga samal ajal see mask on tõesti see passionvilja õli annab siia sellise niisutuse või poputuse sisse. Mulle väga meeldis selle maski lõhn. Ta on hästi värske passionvilja, selline isegi natuke hapukas. See on tõeliselt tore. Kui sa tahad sellist poputavat, särastavat, koorivat maski näiteks korra nädalas teha, see on imeilus toode. Biodroga Organic. See on siis Biodroga orgaaniline sari ja nendelt on mul otsa saanud nende Phyto Essence. See peaks olema siis kergelt pinguldava toimega. Siin on erinevad peptiidid sees. See oli hästi mõnus. Üldse mulle väga see Biodroga Organic sari meeldib. Ma vaatan, kas siit natukene näeb. Väga ei näe tegelikult. Ta oli selline piimias, tugevalt niisutav, selline õhtune seerum. Tõesti väga tore. Ja sellelt samalt brändilt on ka nende näokreem. Mu üks vaieldamatu lemmik näokreem. Ja muidugi orgaaniline koostis, puhas, ilusinki. Jätkame Bericiga. Berici silmakreem on otsa saanud. Ta meeldis mulle. Natukene tahaksin, et oleks veidi teistsugusem tekstuur. Ta võiks olla natukene sellisem keeliam või kuidagi tahkem, et ta jääb sinna, kuhu ma ta panen. Ta veidikene on sellisen ebalevalt kreemise tekstuuriga. Ma loodan, et sa saad aru, mis ma mõtlen. Muidu ta mulle väga meeldib. Ainult mul on nagu selle tekstuuriga väike selline, et mõne teise silmakreemi tekstuuri ma eelistan lihtsalt rohkem, sest et mul on tunne, et ta jääb sinna, kuhu ma taga panen. Muidu soovitan soojalt, oli väga mõnusalt niisutav, jällegi meie Eesti oma. Ja ülejäänud tooted on tegelikult kõik meigitooted, mida on sellel korral päris palju. Ma alustan ühe oma lemmiku vedela põsepunaga Catrice'ilt. Minu teada neid tooteid enam ei ole. Kahju, sest et see oli üliilus toon. Toonis 040 Velvet Rose. Vaatan korra huvi pärast, ma praegu peast ei mäleta, mis ta inki oli.
no võiks olla tegelikult parem 8,9 20-st. Aga toon oli väga ilus ja ma mäletan, et see oli mul tegelikult sellest ajast, kui ma hakkasin alles jälgima enda ilutoodete inkiskoore ja see oli üks nendest, mille ma sain alles jätta, sest et ta ei sisaldanud ei punaseid ja ütleme, et see skoor ei olnud nagu nii madal. Üliilus toon ja ausalt öeldes ma olen üliuhke, et ma olen selle saanud lõpuni ära kasutatud põsepunadega. Ma arvan, et seda ei juhtu väga palju või väga tihti. Siis kulmukeel, jällegi Catrice'ilt Color and Fix. Mulle on väga see kulmukeel Catrice'ilt meeldinud, et tal on väike aplikaator. Mul on kõik infod ära siit kulunud, aga minu teada ka päris okei inki. Ma arvan, et ma ostaks seda veel. Sei huuleläige, Glossy Bounce värvitoonis Remix. Sei puhul siis tõesti inkiskoorid on keskmisest kosmeetikatootest kõrgemal ja mulle väga meeldis see huuleläige. Toredalt läbi paistab see kogu pakend siit, aga natuke on näha, et ta oli selline ilus nagu natuke vaarikaroosa. Ta ei jäänud üldse tugeva kihina, pigem selline õrnalt tooniv, väga niisutav. Kes ei ole Sei kosmeetikalt veel midagi proovinud, siis soovitan soojalt. Mul on neid Sei tooteid juba kogunenud hea mitu tükki. Ja ausalt öeldes ma olen nende kõigiga nagu väga rahul. Catrice Hyper Lash. See jäi mul minu meelest lausa pooleldi kasutamata, sest et ma ei naudi väga seda suurt aplikaatorit. Ta on nagu sama suur nagu mu silm. Et ma pigem eelistan selliseid peenikesi, nagu ma sulle võib-olla video alguses näitasin. Vaatame korra inkit ka, ma praegu jälle peast ei mäleta. See ei ole üldse nii hea nagu see, mida ma sulle alguses näitasin. Ainult 6,5 20-st. Nope. Ma tean, et ma ei kasutanud seda ka palju, aga millega pärast ma jätsin ta siia, et teile näidata. Siis Catrice'i siis peitekrem, concealer. Minul tuleb värvitoonis, kui seda oleksin kuskil, otsas, 010 portselan. See nüüd on täpselt sellist tooni, mis on minu nahatoonile lihtsalt imeline nagu match. Et mul on pigem neutraalse alatooniga väga hele või hele nahk, ütleme, ja sellel ei ole ei kollast, ei liiga sellist sooja tooni, liiga palju roosat. Ta on täpselt see. Concealer ise on minu meelest väga mõnus. Ta ei ole võib-olla midagi nagu üli erilist, aga just see toon mulle väga hästi sobib. Ja inki on 9,4 20-st. Kui sul on mõnda peitekreemi soovitust, millel on ilus inki, siis anna märku. Ma pigem eelistan sellist keskmist katvust ja natuke niisutavamat koostist. Siis Avrilli kosmeetikalt nende siis huuleõli. Kuna Avril on tõesti orgaaniline puhta koostisega, siis ma tahan sul näidata, kui eraldunud ja lausa, ütleme, selline eemale tõukav praegu see huuleläige siin välja näeb. Aga see tõesti annab mulle põhjust eeldada, et Avril on puhta koostisega 12,6 20-st ja orgaaniline. Avrilli asju muidu sai Eestist osta ka nagu väiksest kodul nii-öelda e-poest avrill.ee. Ma ei ole kindel, et seal enam midagi toimub, sest et ma tean, et see e-pood vaikselt sulges ennast selle aasta alguses. Avrilli muidu saab tellida ka otse Avrilli enda koduleheküljelt. Neil on super hinnaklassiga Prantsuse ökosertifikaatidega Prantsuse siis nii nahahooldus, keha, juuksed, meiked ja neil on nagu lihtsalt uskumatult odav hinnaklass. Et need huuleõlid, huuleläiked on ülitoredad. Ja üks huulepalsum on otsa saanud, ka samuti Catrice'ilt Care'in palm. See oli siis, neid tuleb minu teada ka erinevates toonides. Mul oli selles mõttes selline nagu läbipaistev. Pakend on natuke tobe, sest et tegelikult see osa kõik on veel huulepalsum, on ju. Aga ma ei saa seda enam siit nagu kätte, sest et ta lihtsalt ei keri rohkem ülesse. Aga uskumatult niisutav, ma kasutasin seda õhtul enne magamaminekut sellise öise huulehooldusena. Väga ilus, väga mõnus niisutav. Ma korra vaatan, sest minu meelest tal oli ka väga ilus inki. 13,7
20 ja mitte ühtegi oranži koostisainet. Põhimõtteliselt orgaaniline kosmeetika. Ja minu meelest see oli viimane toode. Tänaseks on tühjad ilutooted teile ära jagatud. Kui sul on mõne toote kohta küsimusi, anna märku. Kui mõni äge ilutoode sai sul viimase paari kuu jooksul otsa, mida sa mul soojalt soovitad proovida, siis anna märku. Ma hea meelega kuulen ka teie lemmikutest ja tühjadest toodetest ja varsti näeme jälle. Olge tublid. Tšauka! Miau, peab.